Nüüd kuuled vendade Grimmide muinasjuttu Jänes ja siil. Loeb Margus Tabor. Oli kaunis pühapäeva hommik maikuu keskel. Päike oli tõusnud taevasse, hommikutuul puhus soojalt, lõokesed laulsid, mesilased sumisesid lilledel ja kõik elavad olendid olid rõõmsad ja rahulikud. Isegi siil. Siil seisis oma maja uksel, nuusutas hommikutuult ja laulis nii hästi või halvasti, kui üks siil pühapäeva hommikul laulda oskab. Kui ta seal vaikselt ümises, torkas talle pähe, et võiks minna jalutama ristikupõllule, kus neil oli tavaks koos perega einestamas käia. Mõeldud, tehtud. Siil lükkas maja ukse kinni ja hakkas minema mööda põlluteed. Ta ei olnud veel kodunt kuigi kaugele jõudnud, kui kohtas jänest, kes sammus mööda teed samal eesmärgil. Tema tahtis kaalikapõldu kontrollima minna. Kui siil jänest nägi, soovis ta viisakalt head hommikut. Aga jänes, kes oli uhke härra ja väga kõrk, ei vastanud teise tervitusele, vaid sõnas pilkava häälega. Mida sina nii vara hommikul mööda põlluvaheteed jooksed? Mina olen jalutuskäigul, vastas siil. Jalutuskäigul, naeris jänes. Minu meelest võiksid sa oma jalgu paremini kasutada. See vastus tegi siili väga pahaseks, sest ta võis kõike välja kannatada, aga mitte seda, et tema jalgu pilgati, sest need olid loodud lühikeseks. Sa kujutad vist ette, ütles siil, et suudad oma jalgadega midagi enamat teha kui mina omadega. See on nüüd küll kindel, vastas jänes. Me võime ju proovida, ütles siil. Mina väidan, et kui me võidu jookseme, siis võidan mina. See on ju naeruväärne, et sina oma väikeste kõverate jalgadega mind võidaksid, sõnas jänes. Kuid minul on ükskõik. Jookseme võidu, kui sa tahad. Mille peale me kihla veame? Kulda raha ja pudeli veini, vastas siil. Hakka minema, sõnas jänes. Pista jooksu. Ega sellega nüüd nii kiire ka ei ole, arvas siil. Ma ei ole täna veel midagi hamba alla saanud. Kõigepealt lähen koju hommikust sööma. Poole tunni pärast olen tagasi. Siil läks minema ja jänes oli endaga väga rahul. Tee peal mõtles siil. Jänes loodab oma pikkadele jalgadele, kuid küll ma teda võidan. Ta on muidugi uhke härra, kuid sealjuures üsna rumal ja peab oma kihlveo kinni maksma. Koju jõudes ütles siil oma prouale. Pane kähku riidesse, sa pead minuga põllule kaasa tulema. Mis lahti? Küsis siili emand. Vedasin jänesega kuldraha ja pudeli veini peale kihla, et võidan teda võidujooksus ning sina pead kaasa tulema. Kulla mees, hädaldas siiliproua. Sa pidid peast puhta segi olema. Kuidas saad sina jänesega võidu joosta? Ole vait, naine, sõnas siil. See on minu asi. Sina ära sega ennast meeste asjadesse. Marss, mine riietuma ja tule kaasa. Mis siili emandal muud üle jäi, kui sõna kuulata, meeldis see talle või mitte. Kui nad koos mööda põlluvaheteed läksid, seletas siil oma prouale. Kuula nüüd hoolega, mis ma ütlen. Vaata, sellel suurel põllul jookseme me võidu. Jänes jookseb ühte vagu mööda ja mina teist ning me alustame sealt ülevalt. Sinul pole vaja teha muud, kui jääda vao lõppu seisma ja kui jänes sinuni jõuab, hõikad talle, mina olen juba siin. Nad jõudsid põllule ja siil näitas prouale koha kätte, kus ta seisma peab ning marssis ise teisele poole põldu. Jänes oli juba kohal. Noh, kas alustame? Küsis jänes.
sobib, vastas Siil. Nad läksid mõlemad oma vao algusse ja jänes luges 1, 2, 3 ja pani nagu tuul mööda vagu jooksu. Siil sörkis ainult 3 sammu ja istus siis vao servale. Kui jänes täie galopiga vao lõppu jõudis, hüüdis Siili emand talle: mina olen juba siin. Jänes hämmastus ega uskunud oma silmi. Ta arvas muidugi, et Siil ise on tal vastas, sest Siili emand oli oma mehega täpselt ühte nägu. Aga jänes mõtles, midagi on nüüd viltu ja hüüdis: jookseme veel üks kord. Jälle pistis jänes mööda vagu minema nagu tuulis pask, nii et kõrvad pidid peast ära lendama. Siili emand jäi rahulikult oma kohale. Kui jänes jõudis põllu serva, hüüdis Siil talle vastu: mina olen juba siin. Jänes karjus vihaselt: me võistleme veel ühe korra. minul ükskõik, vastas Siil. minu poolest võib joosta nii palju, kui sa tahad. nii jooksis jänes 74 korda ja ikka võitis Siil. iga kord, kui jänes põllu teise otsa jõudis, hüüdis Siil või tema proua: mina olen juba siin. 74. korral ei jõudnudki jänes põlluservani, vaid kukkus keset põldu väsinult maha. aga Siil võttis oma võidetud kuldraha ja veinipudeli ning läks koos oma prouaga rahulolevalt koju. seal elavad nad õnnelikult siiani, kui vahepeal pole just ära surnud. Vendade Grimmide muinasjuttu Jänes ja Siil luges Margus Tabor, salvestas Maris Tombach, toimetas Kadri Tiisel.